tere, armas vaataja! Loen teile piiblist Matteuse evangeeliumist 4. peatükis salmid 18–22. Aga Galilea järve randa pidi kõndides nägi Jeesus 2 venda, Siimonat, keda nimetatakse Peetruseks, ja tema venda Andreast, noota heitvat. Nad olid ju kalurid ning ütles neile: järgnege mulle ja ma teen teist inimese püüdjad. Ja nad jätsid kohe oma võrgud sinnapaika ning järgnesid talle. Ja kui ta läks sealt edasi, nägi ta teist vendade paari, Sebedeuse poegi Jaakobust ja Johannest, kes olid koos oma isa Sebedeusega paadis ja parandasid võrke. Ja ta kutsus neid ja nemad jätsid kohe paadi ja oma isa sinnapaika ning järgnesid talle. Kes on selle loo tegelased? Peetrus ja tema vend Andreas ja Sebeduse pojad Jaakobus ja Johannes ning nende isa Sebedeus ja loomulikult ka Jeesus. Aga Luuka ja Markus kirjutavad lisaks, et Sebedeuse paadis olid ka palgalised. Laiemat tausta teadmata võime lihtsalt eeldada, et tegu oli suvaliste kalameestega, kes justkui impulsiivselt ja päris hea meelega jätsid oma senise töö ja karjääri ja järgnesid mingile suvalisele tüübile. Kuid kas see oli ikka nii? Kas Jumal kutsub tühjalt kohalt? Luukas avab seda lugu rohkem, lisades sinna faktid, et Jeesus lihtsalt ei jalutanud üksi tühjal rannal nii-öelda jüngri otsingul, vaid ta tegutses aktiivselt. Ta tegi seda, milleks ta oli saadetud siia maailma. Ta kuulutas Jumala sõna. Luuka evangeeliumis peatükis 5 ja salmid 1–11 on kirjas. Aga sündis, kui Jeesus seisis Geneetsareti järve ääres ja rahvas tema juurde tungles Jumala sõna kuulama, et ta nägi 2 paati järve ääres seisvat. Aga kalurid olid neist välja läinud ja loputasid võrke. Saame teada, et need 2 paati olid lähestikku ja tõenäoliselt kuulsid ka paatide juures olnud inimesed, mida Jeesus rääkis. Üks paat kuulus Sebedeusele, erinevalt kuvandist, et Jeesuse jüngrid olid ülivaesed kalurid, oli Sebedeus tegelikult üsna jõukas. Markuse evangeeliumis 1. peatükis salmis 20 on kirjas, et kui Jaakobus ja Johannes paadist lahkusid, jäi Sebedeus sinna koos palgalistega. See näitab, et ta ei teinud lihtsalt ellujäämiseks rasket tööd, vaid juhtis arvestatavat kalapüügiettevõtet, kus oli palgatud tööjõud. Luuka 5. peatükis salm 10 märgib, et Sebedeuse pojad olid partnerluses. Algkeeles on siis koinonoi, Siimon Peetruse ja Andreasega. Tõenäoliselt oli tegu ühe piirkonna suurima kalandusliiduga Galilea järvel, ehk siis Kapernauma ja Betsaida lähedal. Piibli uurijad ja ajaloolased viitavad sageli sellele, et Sebedeuse perekonnal olid head sidemed ühiskonna koorekihiga. Johannese evangeeliumis 18. peatükis salm 15 mainitakse, et kui Jeesus vangistati, pääses jünger Johannes vabalt ülempreestri õue, sest ta oli ülempreestri tuttav. Kuna tegu oli lihtsa kaluri pojaga Galileast, on väga tõenäoline, et Sebedeuse äri varustas Jeruusalemma ülempreestri koda ja eliiti kvaliteetse kalaga, mis andis perekonnale erilise staatuse. Aga kõige olulisem on see, et Sebedeus oli isa, kes oli kasvatanud oma poegi Jumala kartuses. Jaakobus ja Johannes olid kursis tõotustega tulevasest Messiast. Johannes oli koos Andreasega järginud ristija Johannest ja nad teadsid, et Messias on lähedal. Ellen White kirjutab raamatus Ajastute igatsus originaalleheküljel 138 ja 139. Järgmisel päeval, kui 2 jüngrit seisid ristija Johannese lähedal, nägi Johannes jälle Jeesust rahva hulgas. Jälle valgustas prohveti nägu auhiilgus, kui ta hüüdis: ennäe, see on Jumala tall. Need sõnad erutasid jüngreid. Nad ei mõistnud öeldud täielikult. Mida tähendas nimi, millega Johannes Jeesust nimetas? Jumala tall. Johannes ei olnud seda selgitanud.
Jätnud hüvasti Johannesega, läksid nad otsima Jeesust. Üks meestest oli Siimona vend Andreas, teine oli evangelist Johannes. Mõlemad olid Kristuse esimesed jüngrid. Nad järgnesid Jeesusele südame sunnil. Nad igatsesid temaga rääkida, kuid vaikisid kartlikus aupaklikkuses. Mõte, kas tema on Messias, valdas neid täielikult. Jeesus teadis, et need mehed järgnesid talle. Nemad olid tema töö esimesed viljad ning jumaliku õpetaja südant täitis rõõm, kui nad võtsid vastu tema armu. Pöördunud ümber, küsis ta ainult, mida te otsite? Ta jättis neile vabaduse tagasi pöörduda või oma südame soovist kõnelda. Neil oli ainult üks eesmärk, olla tema läheduses. Nad hüüatasid, rabi, kus sa asud? Lühikese teeäärse vestlusega ei võinud nad saada seda, mida nad igatsesid. Nad soovisid olla üksi Jeesusega, istuda tema jalgade juures ja kuulata tema sõnu. Ta ütles neile, tulge ja vaadake. Nad tulidki ja nägid, kus ta asus ja nad jäid tema juurde selle päeva. Luuka avab seda jüngrite kutsumise lugu veidi laiemalt. Luuka 5. peatükis salmid 1-3 on kirjas, aga sündis, kui Jeesus seisis Geneetsareti järve ääres ja rahvas tema juurde tungles Jumala sõna kuulama, ta nägi 2 paati järve ääres seisvat. Aga kalurid olid neist välja läinud ja loputasid võrke. Astunud paati, mis oli Siimona oma, palus Jeesus teda natuke maad rannast eemale sõuda ning ta istus ja õpetas rahva hulki paadist. Selles lõigus näeme Siimon Peetruse kutsumisele eelnenud lugu. Peetrus oli kindlasti oma venna Andrease kaudu teadlik, kes tema paadis on. Kuid abielumehena, piibel ütleb meile, et Jeesus tervendas Peetruse ämma, Mattuse 8. peatükis salmid 14-15, millest võime eeldada, et Peetrusel oli pere. See on lihtne jätta kõik, oma töö ja oma pere ja järgida Jeesust. Mis saab pere ülalpidamisest? Need on praktilised küsimused, mitte ainult tol ajal, vaid ka tänapäeval. Me näeme, kuidas Jeesus vastab neile Peetruse sees tõusnud küsimustele. Enne, kui ta neid küsidagi jõuab, ta annab kogemuse. Lukas jätkab salmides 4-7, aga kui ta lõpetas kõnelemise, ütles ta Siimonale. Sõua sügavale kohale ja laske oma võrgud vette loomuse katseks. Siimon vastas talle, õpetaja, me oleme terve öö vaeva näinud ega ole midagi saanud, aga sinu sõna peale lasen ma võrgud vette. Ja kui nad olid seda teinud, püüdsid nad nii suure hulga kalu, et nende võrgud rebenesid. Ja nad viipasid oma kaaslast jälle teises paadis, et need tuleksid neile appi. Ja need tulid ja nad täitsid mõlemad paadid nii, et need olid vajumas. Jeesus rääkis kalameestega kalameeste keeles. Peetrus sai oma hirmudele vastuse enne, kui ta neid väljendada jõudis. Samas tajus ta Jeesuse vägevust ja enda väiksust ja patusust ja see tekitas teistmoodi hirmu. See ei olnud hirm majanduslikult hakkama saamise ees, see oli aukartus. Arusaamine, et oma jõust me ei suuda midagi. Me istume asjatult kogu öö ja ootame, et kala tuleks, aga ei tule. Ja ajal, kus on kala püüdmine kõige vähem tõenäoline, püüavad nad nii, et võrgud rebenevad ja paadid ajavad üle. See ei ole kalaõnn, see on Jumala vägi, mis valitseb kõige üle. Luuka 5. peatükis salmid 8-11 ütlevad, aga kui Siimon Peetrus seda nägi, langes ta maha Jeesuse põlvede ette ja ütles, mine minu juurest ära, issand, sest ma olen patune mees. Sest hirm oli haaranud teda ja kõiki, kes olid temaga kalasaagi pärast, millele nad olid püüdnud. Nõnda samuti ka Sebedeuse poegade, Jaakobuse ja Johannesega, kes olid Siimona kaaslased. Ja Jeesus ütles Siimonale, ära karda, nüüdsest peale pead sa püüdma inimesi. Ja kui nad olid paadid kaldale vedanud, jätsid nad kõik maha ja järgnesid talle. Matteus ja Markus kirjutavad ja ta ütles neile, järgnege mulle ja ma teen teist inimeste püüdjad. Jumal valmistab meid ette
isegi kui me seda ei näe või ei taju. Tema meetodid ei ole tihti meie jaoks loogilised. Sellest kalasaagist jätkus tõenäoliselt mitmeks kuuks, arvatavasti isegi kuni aastaks, et nende peresid ülal pidada. Tollased Galilea järve kalapaadid, mille arheoloogilised leiud on kinnitanud, olid umbes 8 meetrit pikad ja suutsid kanda kuni 1–2 tonni lasti. Kui 2 paati oli tuppumise äärel, võis saagi kogukaal olla vahemikus 2–4 tonni kala. Nii suurt kogust kala ei saanud värskelt kohalikul turul maha müüa. See oleks turul hinna alla viinud ja kala oleks riknenud. Aga Galileas oli arenenud kalatööstus, eriti Magdala linnas, mis oli tuntud kala soolamise poolest. Ja saak viidi tõenäoliselt kohe soolamiseks või kuivatamiseks kalatöösturitele. Soolatud ja kuivatatud kala oli tollases Rooma impeeriumis kõva valuuta, mida eksporditi isegi Jeruusalemma ja Süüriasse. See oli jüngrite jaoks tohutu rahasüst. Ja ajastute igatsuses on kirjas leheküljel 273, et mõnel jüngritest oli omakseid, kelle eest tuli hoolt kanda. Kuid kuulnud päästja kutsest, ei kõhelnud ega pärinud nad, kuidas nüüd ära elada või oma perekonda toita. Nad kuuletusid kutsele ja siis, kui Jeesus neilt hiljem küsis, kui ma teid läkitasin kukrutta ja paunata ja jalatsiteta, kas oli teil midagi puudu? Võisid nad vastata, ei midagi. Kuid seda saab vaadata ka teise nurga alt. Nüüd oli neil nii-öelda rikkus õuel, oleks võinud olla kiusatus Jeesust mitte järgida veelgi suurem. Ellen White jätkab, rikas Matteus ning vaene Andreas ja Peetrus seati ühe ja sama otsuse ette. Kõik nad tegid sama valiku. Edu hetkel, siis kui võrgud olid täis kalu ja senise elu kutsumus oli tugevaim, palus Jeesus kaluritel jätta kõik evangeeliumi töö pärast. Nii proovitakse iga hinge. Kumb soov on tugevam? Kas igatsus maise heaolu järele või igatsus Kristuse järele? Põhimõttekindlus nõuab alati palju. Keegi ei saa olla Jumala töös edukas siis, kui ta ei tee seda tööd kogu südamest ega pea kõike pühkmeiks Kristuse kalli tundmise pärast. Kui Jeesus kutsub, on ta valmistanud tee meie jaoks juba ette. See on tema eelhoolitsus. Ta annab kõik vajalikku. Eraklikust kalamehest võib saada inimeste inimene, juht, kes kalade asemel püüab inimesi. Jumal ootab, et me vastaksime tema kutsele, et laseksime end muuta tema väes. Et need ülesanded, milleks ta meid ette valmistab, tuleks meie elu loomuliku osana, loomuliku järgmise sammuna. Sest Jumal on istutanud selle meile südamesse. Meie süda põleb ja me ei saa teisiti, kui järgneda talle. Me ei pruugi näha vahendeid ega tunda ära vajalikke oskusi hetkel enda juures, kuid Jumal tõotab anda. Matteuse 6:33 ütleb, aga otsige esmalt Jumala riiki ja tema õigust, siis saate seda kõike pealekauba. Tuletame meelde, kuidas Jeesus kutsus jüngreid, järgnege mulle ja ma teen teist inimeste püüdjad. Meie ei tee midagi, Jumal teeb, aga ta ei saa teha, kui me ei luba. Tahan teiega jagada ühte isiklikku kogemust. Arvatavasti juba peaaegu 10 aastat tagasi julgesin paluda Jumalat, et ta kasutaks mind oma töös. Ma tegin teatud asju ja olin oma nii-öelda mugava rolli koguduses leidnud. Aga tundsin, et pean kõik Jumalale andma. Ja kui palud, et Jumal kasutaks sind, siis ta hakkab sind valmistama. Tihti on see valurikas ja pikk protsess. Nii ka minul. Pidin lahti laskma mõned andestamatuse kellanöörid, mida armastasin aeg-ajalt tõmmata ja kõik uuesti kumisema panna. Pidin läbi minema niinimetatud hinge pimedast tööst ja see kõik oli väga raske. Tihti oli tunne, et kõik on mõttetu ja milleks kõik see? Kuid Jumal teadis, milleks see vajalik oli. Jumal valmistas lahti laskma kõigest, mis mina arvasin, et on minu annid ja talendid. Valmistas lahti laskma oma hirmudest. Jumal andis mulle uue väärtuse temas. Jumal andis mulle enesekindluse, mis ei rajane minu minal,
vaid tema armul. Ja 2,5 aastat tagasi, enne 10-päevast palveaega, oli Karin Milleri südames teha palveaeg veebiteel. Ja minul palus ta teha Meeti-lingi. Väga lihtne. Loomulikult ma teen lingi. Alustasime. Palveaeg oli väga unistuste rohke. Kõvasti oli maadlemist esialgu ärkamisega, sest sobivaim aeg oli 6:30, et kõik jõuaks hiljem oma hommikused tegevused ja minekud õigel ajal tehtud. Aga Jumal kinkis jõudu. Kui 10 päeva läbi sai, olime väga üles tõstetud ja ei raatsinud lõpetada. Meie süda põles. Otsustasime jätkata. Meie ei teadnud, kui kauaks, aga teadsime, et lõpetada oleks ka vale. Jumal õnnistas. Ta saatis meie teele inimesi, kes juhendasid, kuidas oleks seda kõige parem teha, millist struktuuri kasutada, kuidas seada prioriteedid palvele, kuidas jagada koormust ja nii edasi. Võin ausalt öelda, et Jumal on juhtinud ja oma kätel kandnud seda gruppi kõik need aastad. Mis minu jaoks kõige olulisem? Jumal äratas minus ande, mida ma poleks kunagi ise valinud. Palvetamine ei olnud minu rida. See polnud minu usuelu oluline osa. Loomulikult ma tegin hommiku- ja õhtupalveid ja söögipalvet ja pisipalve enne, kui autoga teele asusin. Aga see oli tihti ainult vormel. Nii-öelda nagu hea õnne endale soovimine. Ja tihti algas päev sellise kiirusega, et ei olnudki aega palveks ega piibli uurimiseks. Aga Jumal igatses suhet minuga. Ja ta organiseeris selle aja minu ellu, sest ma lubasin. Ta andis kogukonna, selle palvesõdurite salga ning individuaalsest ponnistusest sai meeskonnatöö. Me oleme palvemeeskond. Kui üksi ei jõua, siis koos liigume ikka edasi. Ma ei tea, kuidas on sellest juba 2,5 aastat möödas, kuidas Jumal on andnud jõudu ärgata igal hommikul 6:30, aga ma tean, et need on olnud parimad aastad mu usuelus. Jumal on õnnistanud nii erinevatel viisidel, et ta on andnud julgust teenida valdkondades, milleks ma poleks arvanud, et mul kunagi julgust või tarkust jätkub. Ta on äratanud ellu algatusi, mis olid kaua ainult unistused. Aga kõige olulisem, ta on mind tõmmanud enda ligi. Mul on igal hommikul broneeritud aeg, et ülistada ja kiita meie vägevat Jumalat, et tuua tema ette oma patud ja teenida eestpalveteenistuses teisi. Ja kõige olulisem, alistada end tema tahtele, tema juhtimise alla, anda kõik tema kätte. Jumal on andnud mulle iga päev ajaakna hommikul, mil uurida tema sõna. Ma ei ütle, et see on alati lihtne, aga ma tunnen järjest paremini ära neid mikrovõitlusi, kus saatan kõikide vahenditega võitleb, et see aeg ära võtta. Saatan teeb kõik, et me ei kuuleks Jeesuse kutset, et me ei sõuaks paadiga järvele, et olla rahus ainult koos Jeesusega, et me ei saaks osa neist ülevoolavatest õnnistustest, et me ei vastaks Jeesuse kutsele, vaid kahtleksime ja näeksime ainult tormi enda ümber. Aga Jumal kutsub sind. Ta kutsub, järgne mulle. Ta kutsub iga päev. Alusta päeva koos minuga. Ära haara telefoni, vaid piibel. Ära jookse toimetuste juurde, vaid palvesse. Sea end järgima õiget isandat. Soovin, et me süda põleks Jumala järele. Et meil oleks julgust paluda iga päev. Jumal, kasuta mind. Ja kui mul on vaja midagi oma elus maha jätta, siis kingi mulle see jõud. Sest sina, Jumal, varustad, sina valmistad ja sina teed teoks. Nii nagu sa kutsusid oma jüngreid, kutsud sa meid. Sa ei kutsu tühjalt kohalt. Sa oled juba hoolitsenud meie hirmude ja meie kahtluste eest. Sina oled rajanud teeraja, mida mööda käia. Sinul on igaühe jaoks plaan. Sina tead, mis talendid ja anded sul meie jaoks varuks on, isegi kui meie neid ei näe. Jumal, sina oled kutsunud meid eelkõige tundma sind ja siis järgnevad ka teised. Sa ütled, järgnege mulle ja ma teen teist inimeste püüdjad. Siin ma olen, issand, muuda mind ja läkita mind. Ma järgnen sulle. Palvetame. Taeva-Isa, on suur au ja rõõm olla sinu trooni ees. Sina oled kõige valitseja. Sina valitsed kõige loodu üle. Sinu käes on meie hirmud, meie kartused. Sinu käes on meie aeg.
Jumal, aita meil otsustada õigesti, aita meil iga päev võtta aega sinu jaoks. Aita meil olla pidevas palves sinuga. See võib tunduda nii võimatu missioonina, aga Jumal, me tahame, et sina oleksid kogu aeg meiega. Et esimene reaktsioon oleks meil sinu poole hüüda, sulle kõik üle anda. Jumal, ma palun, et me ei oleks ainult 1 päeva kristlased, vaid et me oleksime 7 päeva kristlased. Iga päev võiksime käia koos sinuga, järgida sinu plaani. Tänan, Jumal, et sina ei jäta meid kunagi. Sina iga päev kutsud, järgne mulle ja sina teed imelisi tegusid. Tänan, et sa kuulad meid. Ma tänan, et meie igaühe elu on sinu käes. Aita meil hoida sinu käest hästi kõvasti kinni. Jeesuse nimel. Amen.